Nii, kell ongi 8 läbi juba 1 minutit. Tere õhtust kõigile! Mul on väga hea meel, et te olete sellel ilusal suvisel õhtul võtnud väikse aja, et tulla meid kuulama. Üle tüki aja on suur rõõm, et keegi on nõus jagama oma lugu meiega. Ja need lood ongi ju see, mis meid kõiki kannavad ja on ka teistele selliseks edasiviivaks jõuks. Et kõik oleks alguses kenasti ära öeldud, siis ütlen ära need kohustuslikud asjad, mis peab ütlema. Plaastrid ei ole ravimid, nemad ei ravi mitte midagi ega mitte kedagi ega diagnoosi mitte midagi. Nii, nüüd on see öeldud. Ja minule meeldib öelda, et plaastrid on meie kehale lülitid, mis lülitavad sisse meie keha isetervenemisvõime. Ja annangi ka teada teile, et see video salvestatakse. Salvestuse panen üles Lifewave'i gruppi ja meie YouTube'i kanalile. Ja oleks palve, et kui keda hakkab rääkima, siis et me ei segaks teda, et siis pange oma mikrofonid kinni, et ei oleks kõrvalisi hääli, sest siis kulgeb kõik mõnusamalt. Ja kui pärast lõpus te tahate midagi küsida minu või keda käest, siis tehke jälle mikrofonid lahti ja saame mõnusalt kõik edasi rääkida. Et keda oled sa nüüd sees juba või? Aha, veel tuleb. No las ta siis tuleb. Et ma mõtlen, mis mul vahepeal põnevat juhtunud on. Nagu te võib-olla kuulsite, siis ma tegin vahepeal ühe eksperimendi. Kuna ma olin 15 kuud ilusasti korralikult kõiki järjest kasutanud, siis ma mõtlesin, ma korra proovin, kuidas oleks, et ma kuu aega ei kasuta X plaastreid. Küll kasutasime vahelduva eduga teisi. Ja ikkagi oli täitsa tunda, et midagi on puudu. Et see hästi mõnus. Tere, keda? Jaa, tšau, lõpuks pole kohal. Väga tore. Nii, mul on teile kõigile väga hea meel nüüd näidata. Meil on kohal meie aukülaline, keda mul on nii tohutult hea meel, et sa oled nõus oma lugu meiega jagama. Räägi korra, et ma kuuleks, kas sul on hääl paigas. Nii, kuulate? Mina kuulen, kas kõik teised ka vist kuulevad, ma loodan. On okei? Jaa, väga okei. Sa näed väga ilus välja, nii et alustame. Aitäh. Mina olen siis Keda Tiidavain ja minu lugu plaastritega algas eelmise aasta sügisel. See oli nii huvitavalt saatuslik ja nagu me tavatseme öelda, et juhuslik, aga juhuseid ei ole olemas, nagu me teame. Ja minul oli ees plaaniline operatsioon ja päev enne oma operatsiooni kuulsin tuttavalt, et on sellised imeasjad olemas. Ja kuna ütleme sellistel niinimetatud alternatiivsete tervendavate meetodite teel olen mina olnud juba 20 aastat kindlasti. Algas see homöopaatiaga, siis plaastri teema kõnetas mind väga, see tundus mulle nii loogiline. Ja mul oli kohe vaja neid saada järgmiseks päevaks, sest ma sain teada, et on selline plaaster nagu Carnosin, mis aitab haavadel paraneda. Eion, mis on põletikuvastane. Need on kõik sellised, mida on ju väga vaja peale operatsiooni. Ja samal päeval siis kohtusin Annega ja sain Annelt oma esimesed plaastrid nädalaks. Ja kui ma siis nii kui operatsioonilt tulin, kleepisin need plaastrid peale endale ja algas väga huvitav teekond. Algas see sellega, et nagu ikka haiglates peale operatsiooni tuuakse ju valuvaigistit. Ja mina tundsin, et nagu valu üldse ei ole, et mis ma siis teen nende valuvaigistitega. Ja küsisin õe käest, et kas ma pean neid võtma. Kui mul kuskilt ei valuta, siis öeldi, et ei pea võtma, aga kui võtad, siis pane kirja, et millal, et siis teab hoida nagu vastavat nagu vahet nende valuvaigistitega. Ja nii ma neid siis ei võtnud ja õhtul magama minnes lõin ma need kogemata ümber ka, nii et olid mul voodi all laiali, nii et see oli selge märk minu jaoks, et mul ei ole neid vaja ja tõesti
mul ei olnudki neid valuvaigisteid kordagi vaja. Nii et see oli juba minu jaoks nagu esimene märk, et vau. Läks edasi lugu selliselt, et ma arvan, et see oli paar nädalat või oli nädalake peale operatsiooni. Läksin Läti päritolu loodusraviarsti juurde, doktor Baharevsi juurde, kelle juures ma olin ka korra enne käinud kevadel. Lihtsalt kontrolli, et vaadata, kuidas organism on ja kuidas operatsioon on üle elatud. Ja tema vastuvõtul, tema kasutab sellist aparaati nagu Metatron. Ma kirjutasin endal paari sõnaga siia üles ka, mis see täpsemalt on. Põhimõtteliselt pannakse pea külge andurid, ja mis on omakorda ühendatud arvutiga. Ja siis aparaat kasutab ainult kahjutuid raadiosageduslikke signaale, et skanneerida üle kogu keha, kõik organid ja siis see annabki nagu ülevaate iga keha osa ja organi seisundist. Ja tookord siis näitas, et kõik organid olid muidu okei, aga näitas, et seal nagu neerude peal on midagi ja aju erinevate osad on miskit. Nii. Riina, pane mikrofon kinni, palun. Ja siis andis mulle ka mõned toidulisandid ja otsustasime, et kohtume uuesti 3 nädala pärast ja läksin. Ja siis tollest hetkest hakkasin mina kasutama plaastreid igapäevaselt. X39, Eion, Carnosin, Glutathione olid siis minu igapäevased kaaslased. Ja 3 nädala pärast läksin mina uuesti doktor Baharevsi vastuvõtule, tegime sama skanneeringu ja me suhtleme omavahel inglise keeles ja tollel hetkel ainuke, mis ta suutis öelda, oli, et amazing results, mis siis eesti keel tähendab, et hämmastavad tulemused. Ja ta vaatas neid tulemusi ja ütles, et ta ei saa aru, et kuidas siuke asi on 3 nädalaga võimalik. Ja hakkasime siis nii-öelda organite haaval kõik üle vaatama. Esmalt muidugi vaatasime üle neerud, mis eelmine kord näitasid seal miskit, et midagi seal nagu on. Neerud olid täiesti puhtad ja aju kõik osad olid täiesti puhtad. Ja siis ma kirjutasin endal nüüd üles kõik muud tulemused ka tol korral, siis mis olid paranenud. Ja võib-olla lisamärkusena ütlen, et need organid, mis olid paranenud, nendel ei olnud häda ka enne midagi, ehk et nad ei näidanud ühtegi nagu normist kõrvalekallet. Aga nüüd siis numbrites ehk paranenud neerud olid 59%, kilpnääre 60%, aju erinevad osad siis 43 ja 56%, sapipõis 34%, soolestik 8%, emakas 15%, pankreas 14%, veresoonet 10%. Ütleme, et see oli nagu järgmine moment minu jaoks, kus nagu ma ei saa öelda, et ma oleks hetkegi kahelnud plaastrite toimes, aga meil inimestena on vaja ikkagi seda meie usule nagu toetuseks, seda mustvalget tõestust. Et kui ka aparaat näitab ära, et näe, see ja see on paremaks läinud, siis nii on. Jätkasin siis usinalt plaastrite kasutamist ja läksin uuele kontrollile nüüd selle aasta veebruari alguseks ja paranenud olid jällegi järgmised organid. Soolestik 56%, maks 18%, sapipõis 25%, pankreas 2%. Kogu luustik oli paranenud 30%, mis on minu arust nagu selles mõttes eriti äge, et kui me räägime selles kontekstis, et kes kasutavad plaastreid ja ütlevad, et ma ei tea, mulle ei mõju või ma ei tunne midagi, siis ütleme, skeleti paranemist on võib-olla tõesti väga raske tunda, eriti kui sul ei ole mingeid tuntavaid kaebusi.
nii, siis olid veel paranenud neerud 52%, südakopsud 4%, emakas ja munasarjad 1%. Aga tookord näitas põies mingeid baktereid ja nüüd 4. skaneerimisel käisin mai alguses. Bakterid olid kõik kadunud, põis oli korras. Paranenud oli veel südamelihas 39%, bronhid 45%, kopsud olid väga head. Et vot selline lugu, et kui me räägime nüüd sellest, et enda sisse me ei näe ja võib-olla nagu me ei tunne ju otseselt füüsiliselt, et WhatsAppi põis on nüüd 39% paranenud. Aga ma võin veel lisada omalt poolt seda ka, mis ma nagu ise igapäevaselt tunnen füüsiliselt, et kuidas minu enesetunne on muutunud, et enesetunne on lihtsalt ühe sõnaga või kahe sõnaga öeldes väga hea. Kui tööl olles lõuna ajal kuulen kontoris, kuidas kõik ütlevad, et ma olen nii väsinud või nüüd tuli uni peale lõunasööki, mis oli ka mulle kunagi väga tuttav tunne, siis et väsimust enam ei ole. Siis mul on aed üsna suur ja mulle väga meeldib aias toimetada, aga mu alaselg on niisugune nõrguke, et tavaliselt, kui ma aias toimetasin, siis selg jäi valusaks, jääb tänagi siiski veidike, aga minul näiteks toimib ülihästi Ice Wave, panen Ice Wave'i peale ja läheb tõesti mõned minutid ja valu on läinud ja lisaks ei ole järgmisel päeval seda lihaste valu, mis muidu oli väga tavaline. Ja üks hästi äge kogemus on veel energiaplaastritega, et käisime siin märtsis perega Austrias suusapuhkusel ja tegime seekord autotripi ehk et sõitsime sinna, sõitsime ise tagasi ja oma mehele panin ka need plaastrid peale ja tõesti tema sõitiski sinna ja sõitis tagasi ilma igasuguse vajaduseta vahepeal vahetada, et pakkusin küll, et ma võin sõita vahepeal. Ja äge oli see, et tagasi sõitsime 2 päevaga ja viimase päeva sõit kestis meil 11,5 tundi. Tegime paar väikest peatust, Lätis ka sõime ja kui me koju jõudsime kuskil õhtul 11 ajal, siis ka nagu väsimust ei olnud. Tulime koju, hakkasime toimetama, hakkasime koristama, hakkasime lahti pakkima. Lõpus, kui kell oli öösel 3, siis ma ütlesin, et kuule, et nüüd nagu aitab, et lähme ära magama. Et tõesti ja energiaplaastreid ma kasutan siiani, kui ma tean, et mul on hästi intensiivne pikk päev tulemas, siis minul töötavad nagu kulda. Energiaplaastrid panen peale ja tõesti on jõudu teha, ei tule väsimust ja ma tunnen ka nagu, et kuidagi motivatsiooni kõike teha on väga palju. Kuhu sina neid energiaplaastereid, mis koht sulle kõige rohkem meeldib? Ta on siin. Rinnakule. Just, jah. Ja tõesti toimivad ülihästi. Mõtlen, mis kogemusi, mul on siin oma peres on muidugi kogemusi veel. Ja, jaga. Ja mees sai 3 päevaga mingist pikalt vaevanud veidrast jalavalust lahti ja naljakas oligi see, et ega ta ju ei öelnud, et meestele omane, ega ta ei ütlenud, et tal jalg valutab ja siis ta ühel hetkel nagu mõtlesin, et no issand, paneme Eioni peale, miks sa ei räägi ja 3 päeva ja oli korras. Enne seda oli ikka pikalt väga valus. Ja minu vanem poeg, kes ta 23-aastane ja siin just kurtis paar päeva tagasi, et tal on mingi imelik väsimus ja nagu nii häiritud, ta on ülitegus ja siis küsis, et on sul neid energiaplaastreid? Ma ütlesin, on. Võttis terve paki, ma ütlesin, et tead, kasuta kohe nüüd kuu aega, ta teeb kõvasti trenni ka 6 korda nädalas jõusaali ja siis eile raporteeris, ütles, et tead, ma ei ole täna veel kordagi haigutanud ja sihuke energia on,
et küsisin õhtul ka, et kuidas trenn oli. Ta ütles, et trenn oli seekord tavapärane, aga mõtlesin, et eks sa nüüd jälgi ja vaata, kuidas on. Ja see on väga huvitav, et kuidas noored just seda trenni osa nagu tunnevad, et kuidas seal see muutus tuleb või ei tule, on ju, et väga huvitav. Kindlasti sa annad meile siis teada, on ju. Ja, sest tegelikult ta on korra proovinud energiaplaastreid ka 2 korda, kui ta on ka trenni teinud ja siis ta ütles küll, et need on tema elu parimad trennid olnud. Et jõudu on nagu kõvasti rohkem, sest jõutrenni teeb. Mis plaastrid on üldse, kas sa oled kogu buketti kasutanud, et kõiki 10? Ahah. Põhimõtteliselt ja olen Silent Nighti ainult korra, väga midagi ei tunnetanud, aga muidugi mu uni on ka ülihea praegust, et ei tundnud vahet selles mõttes, et praegu kasutan ka alaviidet, kasutan niimoodi, et kas siis 4-5 õhtut nädalas, siis jälle ilma ja noh, ütleme, sihuke teismelise uni on ikka need, kes armastavad päeval 3-ni magada. Tõesti, et uni on nagu, on väga hea. Okei, ja sina öösel kasutad alaviidet siis, jah? Teinekord või kogu aeg? No kasutangi nüüd, ütlen, mul läheb teine pakk, läheb praegusse, ma kasutan niimoodi 4-5 päeva, siis 2 päeva, siis jälle intervalliga. Vot. Väga tore. Kas sul tuleb veel mõni tore lugu äkki meelde niimoodi? Ja mul on endal üks sõbranna, kes on selline ülitundlik ja kes on nüüd ka usin plaastri kasutaja. No tema, tegelikult mul on nii kahju, ma ei jõudnud neid meie vestlusi kõiki välja võtta, et lugeda nagu, sest näiteks tal, noh, ütleme, et ta ei ole veel sellises menopausi eas. Et kas tuli sulle üle saatsin? Tiina, palun pane mikrofon kinni. Otta, ma kuulen. Otta. Okei. Ikka juhtub, aga... Palun vabandust. Jah, pane kinni lihtsalt, jah. No nii, keda kuulame edasi? No nii, ja ühesõnaga temal olid näiteks viimased 2-3 aastat päevasid enam praktiliselt ei olnud või kui siis olid, siis oli 2 korda aastas täiesti ebaregulaarselt. Ja kui ta hakkas plaastreid kasutama, siis ütles ta, et tema päevad on nüüd ametlikult tagasi, aga ainult selle vahega, et kõhuvalu enam ei ole. Ja nüüd on tõesti, on täiesti regulaarsed ja et väga hämmastav. Ja tema näiteks ikkagi täitsa, kui ta alustas plaastrite kasutamist, siis tema kohe tundis kehas, kus kohas käis toimetamine sees, et hästi intensiivne. Ja siis üks lõbus lugu ka temaga seoses, ükskord üks õhtu heitis magama ja tundis, nagu tund ei tule. Ja kobamisi siis seal pimedas magamistoas võttis plaastri ja pani peale, ja ütles, et tunneb nagu, et väga imelik, nagu, et no ei ole see tunne, mis Silent Nightiga. Et nagu kõik hakkab kuidagi nagu hästi intensiivseks muutub sees ja kuidagi keerlema ja siis lõi tal nii-öelda lambi põlema, et oota, et Silent Nighti pakk ei ole ju roheline. Siis ühesõnaga tuli välja, et ta oli SP6 seal pimesi peale pannud. Ja siis ta vahetas selle kohe Silent Nighti vastu ja ütles, et siis ta tundis kohe, kuidas uni tuli. Tema on siis üks nendest, kes tunneb siis seda Silent Nighti nagu, mis ta tegema peab, on ju. Just täpselt. Ja. See on huvitav jah, et selle Silent Nightiga on inimesed, kes nagu, ma ei oskagi öelda, see on nagu mingid, näiteks minule ka, mina olen teda ka proovinud, aga ilmselt mul pole teda vaja. Ma olen siis teinud siukse järelduse, on ju. Aga on osad inimesed, kes kohe ongi, panevad peale ja magavad ja rahunevad ja kõik toimib nagu, et see on ju huvitav, et inimesed on nii erinevad, on ju. Ja, absoluutselt. Et väga tore. No nii, kas laseme kellelgi küsida midagi? Muidugi. Nii, armsad kuulejad, võite avada mikrofonid, kui teil on keda või minu käest midagi küsida, küsige julgelt. Kätemeri. Kõik on nii tagasihoidlikud. Vaata, ma vaatan, äkki kirjutab keegi chati midagi. Nii.
Nüüd vaatame. Siin öeldakse tere ainult. Selge. Aga ju siis sa rääkisid nii hästi, et kõigil on kõik selge. Just. Nii et, aga mis me siis ikka? Mina väga-väga tänan sind. Suur tänu, et sa tulid jagama. Kindlasti teeme äkki varsti jälle uuesti. Tuleb ju Ja. lugusid juurde kogu aeg. Vaatame, kuidas su pojal läheb sportlikel rinnetel. See on mulle endale ka hästi põnev. Ja sulle taas kord uusi ja vägevaid kogemusi. Tänan teid kõiki kuulamast. Ilusat õhtu jätku. Head aega. Aitäh. Aitäh sulle, Keda. Suur tänu, aitäh, Keda.